Lõviportaal 88 tähistab hetke, kui Maa, Päike ja Siirius on kõik samal joonel, mõjutades meid üheaegselt. Ja muidugi 88 lisab siia igavikulise numbrite jada, mis siis muudab isegi meie DNA koodis peituvat rakumälu. Selline on ju ka DNA enda heeliks. Siiriust kutsutakse ka koeraplaneediks, seostatakse huntide, küttide, juhtidega. Selles on kombinatsioon Marsi ja Jupiteri energiast, nii et hästi palju teotahtelist, sellist liidri energiat tuleb praegu meie poole. Jupiter kasvatab meie teadvust ja Mars aktiveerib siis meis sellise juhi energia. Siiriust seostatakse isegi kuulsuse ja tohutu eduga. Et kui praegu on siis need kõik asjad balansis siin, siis läheb väga huvitavaks. Seekordne lõvivärav siis tõesti toob meile väga suuri õppetunde minevikust, asjad, mis siis hoiavad tagasi meie sellist eluenergiat, seda elujänu ja seda ambitsiooni. Ja toob siis seekordne lõvivärav meile. Kui sa tea, ma olen Anneli, elukutseline tarolugeja, selgeltnägija ja suhted tervendaja. Ja siin siis, et lubab siit selgust. Muide, ma olen ka Haukalaadal, nüüd 8.9. august täitsa olemas, saab tulla laivis taralugemisi tegema, edaspidi saab varsti tulla septembris ka Tartus koha peale, nii et võib-olla kohtume, aga igal juhul vaatame siis, mis see seis meile praegu toob. See lõvivärav siis tõesti toob esile igasugused valed ja sellised oma mullis istumised, mis on tekitatud sellest, et me oleme lihtsalt väsinud kandmast mingit maski. Teistele valetamine on tegelikult üsna väsitav ja see ei pruugi olla üldsegi teadlik ja tõenäoliselt siin ka ei ole, ma näen, vaid lihtsalt, et armastusest me lihtsalt natukene võib-olla kohandame ennast, mugavdame ennast, teeme ennast vastuvõetavamaks, vaikime maha, mida me päriselt tahame, mida me päriselt mõtleme. Et selline kuskil oma mullis olemine ja võib-olla selline, see kaart viitab ka sellisele energiale, et ma loon mingi reaalsuse, mis ei vasta päriselt tõele, elan mingis teises sellises kujutelmas. Et see nüüd lükatakse ümber ja algab siis enda väkkaastumise aeg, kus tõesti võtad vastutuse enda väärtuste, oma uskumuste ja oma edu eest. Et selline eluterved piirid, õiglused teemad, mis siin eelmiste nädalatel ka on taralugemistes nähtaval tulnud, need siis jätkuvad ja saavad nüüd tohutu võimenduse. Nii et ülihea aeg tõesti on nüüd siin lõvivärava aeg on, eks ju, nüüd laupäeval. Kirjutada üles siis tõesti, mis teeb sind õnnelikuks, mis tekitab sinus rõõmu, mida sa oma elus lood ja miks. Rahaga armastab konteinerit, et sa lood selle, et miks seda on vaja, kui palju seda on vaja, mis sa selle eest maailmale pakud, mis sa selle eest endale pakud, et siis raha tuleb. Mulle näite kuidagi seda nii, et raha on justkui selline justkui täht või miski, millele nimi napad küljes, et ta tahab millegi külge haakuda, siis ta hakkab seda loov energiat pumpama. Talle väga meeldib, kui talle antakse midagi, millest ta saab õppida, millega ta saab ühenduda, millest ta saab kasvada, et ta ei taha lihtsalt sellisesse tühja kohta, et ma lähen nüüd manifesteerin endale 10 000 eurot, et siis ma panen selle endale pangakontole lihtsalt seisma ja hoiustan seda, et selle peale raha ei tule. Tema tahab, et temaga mängitakse, et tal on lõbus, et ta saab olla nagu laps, kes avastab ja lendleb. Et kujuta siis tõesti seda nõnda viisi, et loo talle konteiner, kus tal on toja mängida, millest ta õpib, näitab seda õpetaja energiat, siis ta tuleb. Et talle tohutult see meeldib, sest igal energial on oma energeetika ja rahaenergia on selline täheenergia, nagu ma just ütlesin, täht, kes toob asju balanssi ja kes tahab särada tegelikult, olla nähtud, et temaga midagi ägedat tehtud ja temast on mingit kasu ja mingit rõõmu. Kui sa tunned rõõmu raha kulutamisest, nimetame seda siis raha paigutamisesse, nimetame seda siis raha paigutamiseks. Et kui sa tunned rõõmu raha paigutamisest, siis on temal ka sellest rõõmu ja ta tahab sinuni rohkem jõuda. Nii, aga vaatame siis veel hästi palju tuuakse esile siis sellist, võiks öelda, et varju külge inimestest selle lõvivärava ajal. Kõik, mis tekitas su südamevalu, sellele mõeldes just, et kui sul olid mingid ideed, eriti just lapsepõlves, ja sa pidid olema liiga diplomaatiline ja ei saanud olla see juht, kes näiteks, ma ei tea, ütleb, et lähme mängime, teeme kõik koos või dikteerib
et mida tehakse, kui sul on head ideed ja sind ei kuulatud, sind ei nähtud, et siis see tuleb päevavalgele ja sellega tuleb tõesti siis tegeleda praegu. Et selline väga hea sõnumite saamise aeg, eriti kui sa oled looduses, sa küsid külluse kohta, kuidas ma saaksin luua rohkem raha, mis ma peaksin tegema järgmiste sammudena, siis sulle tuleb tegelikult teejuhtidelt sõnumeid, et sind praegu tahetakse aidata just selle külluse suunas ja välja sellest väsimusest ja valeidentiteetide kandmisest. Et sa ei teeks selliseid ohverdusi enam ka oma lähedaste ja kõige kallimate nimel, kui sa teed ennast väiksemaks ja hoiad ennast üksinda. Et selline kuidagi julguse energia on meile saadetud nüüd, et selles mõttes ennast üksi hoida kuskil oma kodus, niimoodi võib-olla vaikselt väljendada oma edusamme, oma saavutusi, et siis tegelikult on nüüd aeg siis koos inimestega tähistada, et see kurbus ja selline tunne, et võib-olla ma ei saa ennast päris väljendada, et siis keegi proovib mind kontrollida kohe, minu ideedele mingisuguseid vastuväiteid leida, et siis see väsitab mind ja ma ei soovi sellega tegeleda, et siis tegelikult nüüd on aeg ikkagi jagada inimestega oma saavutusi, oma õpikohti ja selliseid praktilisi asju tuleb päris palju ette, kus tuleb õppida, kuidas olla tugev ja pühenduda, isegi siis, kui sa tunned, et sa võib-olla ei suuda ennast kokku võtta, siis nüüd antakse sulle selline üsna konkreetne suund, et kõik, millest sa lihtsalt niimoodi kõik, millest su süda päriselt sees ei ole, mille läbi sa otsid lihtsalt tähelepanu või mingit sellist seiklust, siis see langeb ära tegelikult ja asendub sellise sügavmõttelise sügava ühendusega siis asjadega, mis on päriselt mõeldud elus olema. See võib siis viidata suhetele, viidata elumissioonile, tööle, aga igal juhul sinu ideed, mis sul lapsepõlves juba olid ja mis on sul elu jooksul läbi käinud, mingid korduvad ideed, pööra neile tähelepanu, kirjuta nad ülesse, kui sul unenäos ka tuleb mingid märgid, kirjuta see ülesse, sest see loob sinu sees selle balansi ja tundub, et need on kõrgemalt poolt kuskilt sulle saadetud põhjusega, eriti kui need korduvad, et need on need, mis aitavad sul oma elu juhtida. See keisrikaart jälle räägib jälle sellest sisemisest ambitsioonist, sellest kirest, sädemest, mida siis tõesti praegu see selline Marsi energia, mida Siiriusel palju on, toob meieni. Ja praegu portaal on lahti, jälle näitab väravat, eks ju, kui ma hakkan Siiriusest siin rääkima, mis aitab meil edasi liikuda ja üksindusest välja tulla ja kuidagi transformeerida sellised igasugused ebakõlad inimeste vahel, et sa julged nii-öelda kapist või nurgast välja tulla ja lihtsalt olla maailmaga üks, et see küllus saab su elus olema, kui sa julged siis selle vastu võtta juba enne, kui see tuleb. See quantum leap jälle, eks ju, kvanthüpe nii-öelda, et see ei ole ju midagi muud kui see, et sa lihtsalt oled praegu siin, unened seal, ma olen juba, visualiseerid seda ja siis oledki seal juba. Sportlasid ju ka lähevad sinna flow state'i, et visualiseerivad, et see pall on juba seal korvis ja nüüd ma viskan, see tulevik on juba seal, ma olen juba seal oma mõttes ja siis ma viskan ja see lähebki sinna, sest see on see state, et sa muudad selle kvanthüppe käib enne seda, kui sa päriselt hüppad. Siis lähed sellele järgi, mis peab olema nii-öelda. Ja vaatame, mis siin veel meil esile tuleb. Huvitav, suhetes ei ole väga soositud selline suhtlemine, tundub, et on natuke aeg endale kindlaks jääda selles, mida sa päriselt tahad, mida sa elult soovid ja kuidagi sellega tööd teha. Näitab siin isegi, et paljudel on minema kõndimised mingitest suhetest, mis on ei teeni sind enam ja näitab, et hästi palju asju toimub sinu elu stabiilsuse, materiaalse maailma ja sinu plaanide vallas siis, et isegi tekib siin natuke süütunnet, et justkui ei tahagi väga teistele anda ja panustada suhetesse, et sellised suhtlused on natukene raskendatud kuidagi ja enda avamine. Aga see on okei, et väga intensiivne periood ja on täitsa okei ju võtta endale aega mõned päevad, et see
võistlusenergia on hästi aktiivne ühiskonnas praegu ka, sest see ambitsioonikus, eks ju, tekitab võib-olla ka mõningad sellist võistlushimulist hetke, ehk siis lähedastega on natuke raske tõesti suhelda, et võib tekkida selline kemplemine, võrdlemine, võistlemine, et pigem keskenduda rõõmul, et kui sa teed üksi midagi, lihtsalt sellepärast, et sul on rõõm, siis see on see, mis sind päriselt täidab. Kui sa teed midagi ja hakkad kellegagi võistlema, siis see rõõm võib väga kiiresti ära kaduda. Et siis see energia kuidagi läheb teisele lainele ja ei ole enam see. Et siin kohal ongi hästi oluline ära tunda, mis tekitab sulle rõõmu, olenemata sellest, mis teised teavad, mis teised arvavad. Et lihtsalt sellepärast, et sul on tore sellega tegeleda. Saatus väga soosib sel nädalavahetusel ka ringi reisimist. Ilmselt sellepärast just, et saab siis endaga väga mõnusasti tegeleda, et tõesti teistele ei taha väga anda, eriti mis puudub teiste aitamist, teiste unistuste toetamist. Sest kui sa ehitad teiste inimeste unistusi, kes siis sinu oma ehitab? Mõtle sellele. Et iga palgatöö, iga teistele antud aeg ja energia on energia, mida ei ole siis selleks, et ehitada midagi, mis on sinu oma, kui sul on mingi visioon ja oma unistus. Inimeste elud on erinevad selles mõttes, et mõne jaoks see teiste aitamine ongi suurim rõõm, see on okei, või tahabki lastega näiteks tegeleda ja õpetada ja see ongi elumissioon, aga vaata enda elumissiooni, milles oled sina see ekspert. Mis on see, mida sina oled siia tulnud teistele õpetama ja edasi andma? Et sellele nüüd keskendu sel nädalavahetusel vähemalt. Just nimelt see vari ja looja koos. Maag, eks ju, on see, kes loob kõike ja Trickster on siis see, kus see maagi energia läheb selliseks manipulatiivseks, et maag räägib maad ilmad kokku, ta on õhinas, tal on hea tuju, ta tahab kõik ära teha, aga Trickster natuke hakkab sellega mängima oma ideedega ja oma mustritega, lubab mingeid asju, mida ta ei tee võib-olla ja ühesõnaga, et siin ära tunda, kust läheb piir sellise entusiastliku looja vahel ja tegelase vahel, kes ei võta vastutust. Võib-olla kasutab isegi ideid ja seda pidevat loome energiat selleks, et vastutusest kõrvale hiilida, ei taha praktiliste asjadega tegeleda. See hakkab sind ennast ka vesitama siis, kui sa sinna kinni jääd. Et nüüd on hästi mainaeg, hästi mainaeg ja kodule keskenduda on ka hea selles mõttes, et luua see enda selline turvapaik, kus sa saad siis kõike seda luua, seda mängu mängida nii-öelda, milleks on sinu enda elu ja tõesti siis oma saavutusi tähistada tasub ka kodus, viitab selle kodused pidustused, sündmused, et see on hea mõte. Samas minna käia reisimas, ringi käia erinevates linnades kohtades ja siis tulla koju tähistama. Et selles on kuidagi viitab siin rahaline ressurss, et kui sa tood selle rõõmu energia oma koju, siis see kuidagi kannab seda edasi kõike seda, mida sa soovid. Ühesõnaga kokkuvõtteks lõvi ja värav, näed, jada lõpetasid need 2 kohti. Head näljad on teejuhtidel. Et ühesõnaga see lõvilik, selline julge energia, see võtta nüüd endaga kaasa. Sa õpid selle nädalavahetuse jooksul hästi palju, eriti just teemadel, et kõik, millele sa pühendud ei taha, sellel on põhjus ja need asjad tuleb ära lõpetada, kui vähegi võimalik. Sest siis tekib sinu elus see tõeline stabiilsus. Ja pole mõtet ja vajalik ka isegi tunda süüd selle pärast, kui sa ei soovi teistele väga palju anda. Aga kui sinus on süütunne teemadel praktilised asjad, tunned, et ei saa eluga hakkama, kõik on liiga palju, ei oska kuskilt alustada, siis on küll sinu vastutus õppida ära kõik, mis on vaja praktilises mõttes just. Et võtta ära hoolikalt aega, see nädalavahetus on ideaalne aeg selleks, et anda see uus stardipauk siis asjadele, oma ideedele, oma soovidele, oma visioonidele. Et see on kõik tehtav, absoluutselt tehtav. Mina ka ei oleks aasta aega tagasi eluses arvanud, et mina ka ei oleks 2 aastat tagasi kunagi uskunud, et ma hakkan ise oma videosid monteerima, täielik tehnoloogia võhik ja kõik läheb katki. See on nõidade karma, et kui sa hakkad tehnoloogiaga midagi tegema, siis kõik plahvatab ja süttib. Aga siiski, tegelen sellega, toon contenti ja teen ise editin ise, nii et kõik on õpitav.
et soovitan ka sulle härjal sarvist haarata, olla endaga kannatlik, iga päevaga natuke, igasugune muutus võib võtta aega kohanemiseks, aga ma näen, et sa saad seda, mida sa tahad. Nii et ära anna alla, ole julge, võtta lõvi energiaga endaga nädalavahetusse ja head toimetamist. Näeme varsti, tšau!